Nii, number 9 ja number 78 ehk siis Aavo Eller ja Konstantin Vedenikov üritavad siin autoklassi teha ja Küünile pihta ka. praegu rajal. Ja jällegi, kui siin vaadata, kes siin need favoriidid on, Heigo Tinno, Argo Nurs, Urmas Roos, Elmo Jeedas. Nemad on kindlasti need mehed, kellel kunagi silma peolaid on ja Elmo Jeedas üks nendest praegu siis siin rajal. Ja need on ka siis need mehed, kes valitsevad siin praeguse hooaja top 4-kud, seda siis Mossede arvestuses. Võistluselt siis kõigilt võidu. Lääneregiooni arvestuses on ta siis 3. kohal Hepakapis, kus lähevad liitmisele Essu ja Mosse punktid, ehk siis kõigi tagaveoliste venemasinate tulemused seal liidetakse, siis seal on praegu Erma Jäädas igati tublil 4. kohal. Aga just see mees, kes hetk tagasi siin rajale sai Urmas Roos nendest, kes on sel aastal suhtkoht Mossede võistlusi valitsemas, on ta siis praegu Läänemaa sarja liider, on ta HEPA karikaarvestuse liider, on ta rahvasprinti karikaarvestuse liider. Eelmisel nädalal Haapsalus ta võitis, nii et hoiame talle ühtlasi ka pöialt siin tänasel võistlusel Urmas Roos siin rajal on. Kõige kiirem 28.77 aga kiired mehed kõik veel siin rajal, Urmas Roos, Heigo Tinno, Argo Nurs ja
selgelt on ja kui varasematel võistlustel on paljus tulemus jäänud võib-olla iseendis jõudis finiš, siis tema ees tuli finišisse ka Virvo Arula ja Virvo Arula aeg siis 2.17,50, aga ootame ära siis Konstantini teisest sõiduvoorust. See aeg on 1.54,80 ja läheb ta sellega praegu kolmandale kohale. Nii et Konstantin Vedenikov sõitis siin teisest sõiduvoorust välja igati korraliku aja ja ootame siis ära veel Janno Nuiamäe tulemuse. Praegu teisel rindel tulemas on, aga vahepeal on siis ka Mosse Kauderiigi ajanud number 9 praegu ka teisele ringile tema järel peaks rajale minema number 11 Erno Jeeda, siis seejärel number 28 Kevin Holter ja kui me vaatame esimese vooru igati korraliku kolmanda tulemuse ja oli ta siis selle tulemusega Urmas Roosile nii et Janno Nuiamäelt ka kindlasti ajaparandust, 7 sekundi jagu siit tuli. Nii et esikolmik esialgsete tulemuste järgi teises sõiduvoorus selline, et Andres Põllumäe esimene, Hendruks teine, kolmas on siis Konstantin Vedenikov neljandalt kohalt. Kohe vaatame, keda me leiame jätkuvalt neljandalt kohalt. Markus Aabra me leiame neljandalt kohalt, viies on siis Raido Küsi. On see seis 2 VDP klassis. Ütlesi seda, et kui siit Andres Põllumäele mingit boonuseid ei tule, mida me tõsiselt kahtleme, siis Andres Põllumäe on tänased võistu ära ja võib olla siis juba vaikselt hakata enne soovima tänase võistluse võidutööd. Oli nüüd pidurile.
aga vaatame aegasid, mis Mossede klassis praegu sisse tulevad. Praegusel hetkel on liider Avo Eller, kui 4 meest on lõpetanud 2.09,08 Avo teise sõiduvooru aeg. praegu aeg toalt leiame tähendakse seda, et Urmas Roos, kui oli esimese sõiduvooru võitja ja arvestades seda, et Avo Eller on praegu kogu poodiumikoha arvestus viimasesse sõiduvooru. Kohe tuleb siia oma teiselt ringilt tilistusse ka Ardo Nurs, vahepeale tuli tulemas Heido Tinno poolt, kuna sealt see väike sõiduapp sisse tuli, ehk siis aeg on 2.14,18, nii et noh, kui arvestada, et sinna väärtult ikka sekundeid korda läks, siis oleks aeg olla päris hea, aga see on oleks ja siia tulevad igasugused trahvias. Kaks VDB-klass ja ületab inimese tulemuse, sõidab siin viimases voorus välja veel Konstantin Medvenikov, sõidab välja nii kõva aja kui 1.49,80. kes on Rene Uukperega ja 4. koht siis Peeter Tammoja ja Peeter Tammoja aeg 1.50,58. 5. koht ja Marko Kukuskin 1.50,92 ja 6. koht viimases voorus Eero Lapotkin 1.51,30. ja kui vaatame nüüd kokkuvõtte arvestust, siis Andres Vellimäe ei tarkinud küll, aga võistluse võit on veel käes ja teise kohaga läheb tänased võistlused siis koju Henn Sups, temale tuli kokku siis 3 punkti ja Henn Sups sõitis siis 2 B-klassis välja ka päeva parima aja ja võtab siit ühe siis boonuspunkti Eesti Autospordiliidu karikavõistluse arvestuses. Edasi, 3. kohalt leiame selle sama Konstantin tagasi. Edasi, 4. koht ja 5. koht on Raido Suvi käes. Meile miks selle plaani nii kaua tõmmust võid? Kes veel on, vabandust, 5. koht on Rene Uukperega käes, 6. koht siis Raido Suvi käes. 7. on tänase peaks olema praeguste andmete järgi siis täpselt nii, et kes ennem läks, sellel olid amortid head ja kes teisele läksid, siis olid amortid täiesti kuumad ja oligi teha amortid. Mul on nüüd originaal. Räägile amortid.
see peab ikka nii räige ja ma arvan, et nüüd lõpus juba on lihtsalt tagumine käss on ikka toimub. Urmas Roos finišis, kui ta sõitu vaadates, tundub, et sellel Mossel on peaaegu otse kats peale pandud, nii sujuvalt see masin käiguvahetusi teeb. Aga eks see rohkem meie oskustest ilmi on, et kõik seal sujuvalt käima saada. Heigo Kinnapoos on massaklassis Argo Nursi peal siin finišis, aga praegune pilt näitab seda, et Urmas Roos on olnud selles klassis kõige ja kui Heigo Linna ja Argo Nurus nüüd mingit imet suuda välja imeda, siis tänase võistluse võitja on Urmas Roos, aga Argo Nurus läheb selle rindile. Sellepärast, et viimane on kahe voolu ja päris kõrvalikult jaganud ja siis teeme ootame seda 30-40 sekundit, kui siin Argo Nurks õige tea peaks finišisse jõudma ja Heigo Linna seda sama nüüd tegema. Ära saa Aago veel siit ära minema, siit tuleb kohe selle kõrvale veel natukene inimesi. Vanuselt järgmine, ehk siis vanuseklassilt järgmine, ehk siis 30–39 vanuseklass. Ja siin oli kiireim ja vanim Andrek Põllumäe. Edasi 40–49 vanuseklass ja siin juba osalejaid nii palju kui 4 tükki. Ja Kalle Kruusmaa on see mees. No nii. Ja 50–59 vanuseklassis on veel vähem võistlejaid, on 3 tükki ja siin on parim Helmet Palm. Ja on veel üks vanuseklass ja see on 60+ vanuseklass. Ja siin on veel vähem võistlejaid, siin on ainult üks võistleja ja ta ise teab, kes see on juba. Ja see on Taivo Kuusing. Nii et Taivol siis üleile sünnipäev oli, sai ta 72-aastaseks, nii et palju õnne. Ja siin nad siis on, Aago Eller, Andrek Põllumäe, Kalle Kruusmaa, Helmet Palm ja Taivo Kuusing. Aga ei lähe veel koju. Liigume edasi täna. Vaatame siis edasi. Järjekordseks võistlusklassiks oli siis meil Mosse klass
ja tänaselt võistluselt siis vähemalt HEPA arvestuses Mosse ja Essu punktid liidetakse kokku ja need, kes siis Essu klassis sõidavad, nende punktid ilmselt vähemalt EAL-i karikaarvestuses lähevad liitmisele kas siis 2VD A või 2VD B klassi alla. Aga tagasi Mosse klassi juurde ja tänane 3. koht ja Heigo Tinno. Ilusat sõitu näitas teise koha omanik Argo Nurs. Kas Argo läksid kaklema kellegagi? Mis on hankad? Selge. No nii. Osa poiss. Aga edasi, tänane kiireim mees Mossede klassis on Ago Eller. No nii, keegi tahab Heigo Tinnole õnne soovida või panid privaatmuusika. See selleks. Aga tänane esikolmik siis Mosse klassis Heigo Tinno 3, Argo Nurs 2 ja Ago Eller tänane võitja. No vot, ja vaatame nüüd edasi Essu klassi suunas. Essu klassis oli täna stardis siis 6 võistlejat. Kuigi esimese koha kilt oli selge, siis ülejäänud poodiumi kohad lahendati just nimelt siin viimases sõiduvoorus. Nii et põnevat lahingut jätkus siin igal juhul. Ja 3. kohaga läheb täna siis Essu klassis koju Rainis Kallas. Vahet ei ole, kas hiidlane või lätlane, igal juhul välismaalane.